tere hommikust! Me lähme kohe Pelguna sünnitusmajja. Arsti juurde me lähme loote anatoomia ultraheli uuringule ja ühesõnaga ma panen teid siia mingi kappi. See on minu vannitoakapp, siin on minu asjad. See on segadus, aga see käib siin üleval kuskil. Ühesõnaga siin on minu tagasihoidlikud varud. Ma panen teid siia asjade vahele. Nii. Ühesõnaga, me saame teada võib-olla beebisoo nüüd. Põnev. Ja siis ma panen valmis ennast praegu. Ma mõtlesin, et ma teeks viisakaks ennast. Siis on üks vlog, kus ma ei näe välja nagu jube. Läätsed. Ma kasutan selliseid läätsesid. Need on vist kõige odavamad läätsed, mis seal läätsed.comis või Pubilos on. Aga need on hästi õhukased, hästi mugavad, mulle meeldivad need, nii et ma panen need silma ja siis ma näen ka, mis ma teen. Ühesõnaga, ma tahtsin tegelikult seda ka näidata. Ma sain Polhem PR-ist hullult armsa pakki eile. Ja mulle nii meeldib, kui mulle sobib nagu mingi pressipaki sisu. Et üks päev Salvest saatis ketšupit meile koos tomatitaimega, mis oli väga tore, aga meie peres ei sööda ketšupit põhimõtteliselt. Ma olen seda blogis kirjutanud ka, ma arvan. Ja ühesõnaga, Polhemi pakk on väga tore süga kotike. Ma olen viimane inimene maailmas, kes pole mitte kunagi kasutanud beauty blenderit. Ma olen selle peale mõelnud, aga ma ei ole seda teinud, nii ma olen väga rahul sellega. Ja siin on mingi eriline põsepuna beauty blender ka tilluke. Huvitav, kus sellega saab teha silmaaluseid ka või concealerit. Võib-olla saab, ma ei tea. Kas ma ütlesin midagi väga rumalat praegu või? Siis mul lemmik on see, et Polhem teab, kus elavad pusad ja kus kaovad harjad. Sest meil on kummalgi Elliga 2 pusaharja. Meil on Macadamia No Tangle, on ta nimi on ju. Ja siis on üks roosa Tangle Teaser. Tangle Teaser on Elli oma ja No Tangle on minu oma. Ja siis Elli teeb niimoodi, et ta viib mõlemad lasteaeda, mina olen 2 nädalat kammimata. Me saime 2 Tangle Teaserit majapidamisse juurde. Ülilahe. Üks on need kaasaskantavad, millal on see kaaneke ka peal, nii et Elli saab oma harja rahulikult jätta lasteaeda ja võtta uue. Üks on Star Warsi tegelastega, ma pean näitama seda, see on mega lahe. Nagu kui lahe on Star Warsi Tangle Teaser. Mida? Kuldse ja mustaga. Kui tuus. Mega äge. Vaata, seest on valge. Üliäge. Ma olen nii rahul. No kogu aeg mingi harja igaldus kodus. Aitäh, Polhem. Ja siis on Invisible 2 karpi. Need on need, mis ei jää juustesse kinni, need patsikummid. Ma ei ole ise kasutanud neid, aga Ellil, need on suht väiksed, nii et ma arvan, et Ellil on väga hea kasutada neid, sest on hullult palju juukseid. Mul enam mitte nii palju kui vanasti. Ühesõnaga, väga hea. Okei, ma ei tea, kas ma julgen hakata eksperimenteerima beauty blenderiga, äkki ma teen ennast kaameras lolliks. Ma ei ole viimane, kes ei ole kunagi beauty blenderit kasutanud. Tegin vale karbi lahtiga. Ma ei ole viimane, kes ei ole kunagi beauty blenderit kasutanud, seda Andret, kes temaga ei ole. Nii et. Tegelikult mul on veits kiire ka, ma ei tea, miks ma munetsin. Okei, ma ei tee beauty blenderiga praegu. Ma teen lihtsalt kätega. Sellepärast, et Hendrik on mingi 10 minuti pärast siin, ta tuleb kaasa minuga. Ja siis seni ma ei ole teda kordagi võtnud kaasa nendele rasedusaegsetele uuringutele, sellepärast, et ma ei tea, mu meelest see on nii nüri see mingi esimesed ämmaemande visiidid. Väga tore ämmaemandega, see on täiesti mõttetu. 3. ringil rääkida sama juttu, mida sa oled rääkinud juba 2 korda ja kuulda neid samu asju, mida sa oled juba kuulnud 2 korda ja tundub nagu veits nagu aja raiskamisena, isegi kui ma julgen nii öelda. Aga ultraheli uuring on muidugi midagi muud. Vaata, Hendrik on ka suht põnevil. Ühesõnaga me saame teada, kas tuleb poiss või tüdruk, loodetavasti. Kui ta jalguristi siia oleks, mis oleks väga suur siuke cliffhanger. Kuidas läheb? Hästi. Sul on kleit tagurpidi seljas. Ei tulnud veel Hendrik. Ma ei ole veel pahandustesse sattunud. Siin on valmis, aitäh. Aitäh teile, nägemist! Elioni mehed käisid meile nüüd kaablit paigaldamas.
kui me helistasime Eliani 6 aega tagasi ja küsisime, et kas me võiksime saada netti, siis Elian ütles, et või küll põhimõtteliselt ütlesid, et nad ei tea, millal nad siia kaabli toovad. Me olime suht kohkunud, siis me arvasime, et nad nagu juba on toonud. Ja siis ütlesid, et ei oska prognoosida, et läheme 2 kuu jooksul kindlasti. Kindlasti mitte. Ja siis täna hommikul tuli kõne poole tunnise ette teatamisega, et tere, me nüüd tuleme. Hullult mõnus uus põsepuna Zoeva oma. Zoeva Lux Color Blush toonis Last Love. Hästi ilus, ma näitan. Teissin midagi näha, see on halb algus, aga siuke natuke peachy, natuke roosa, natuke peachy, hästi ilus toon. Pingutan kogu aeg põsepunaga üle. Igatahes, ma näin panen nüüd kiiresti riidesse, sest et muidu Hendrik tuleb ja ma saan päige. Okei, me oleme nüüd autos Hendrik võttis peale mu. Tere, Hendrik! Tervist! Ja me oleme teel kuhu? Me oleme teel Pelgulina sünnitushaiglasse. Jah, sünnitusmaja on selle nimi tegelikult. Ja me läheme sünnitusmaja raseduskeskusesse. Ja. Mis me tegema hakkame seal? Seal me saame teada, mis värk seal kõhus kasvab. Loodame, et midagi seal ikka on. Jah, et seal midagi on, see oleks tore. Mina hakkasin täna hommikul mõtlema, Hendrik. No? Et tegelikult oleks ikka poiss ka päris okei. Ma arvan, et mingit vahet ei ole tegelikult. Poiss oleks tuus. Jaa, ma arvan, et mitte mingit vahet tegelikult ei ole. Seda on mees autodega mängida võib-olla. No, Itile ka meeldib. Itile meeldib, Itile mitte nimega. Elile ka meeldis, aga siis sa ei suunanud teda piisavalt. Läksid ise nende printsessi mängudega kaasa. Jah. Itiga ma tean, et mingi printsessi mänge ei tule. Ma on Iti. Ainult mootorivõtmed. Kuidas see aku juba tühi, et täiesti ebanormaalne. Ühesõnaga, vaatame siis, kumb tuleb, ega me ei tea ju. Ühesõnaga, meil ootused on neutraalsed praegu. Kui ma natuke eelistan tüdruk. 51-49. 52-48 on mul umbes. Loterii alagrii. Jah. Lähme ruttu, muidu me hiljaks. No meil on nüüd loote anatoomias käidud, kuidas see Lierikas kõik oli hästi meie beebiga? Kõik oli super hästi. Vastas normidele täielikult. Vastas täielikult normidele, kõik on hästi, on olemas kõik vatsakesed, kõik veresoonekesed, magu, kõhu ees siin. Mul on platsenta taga seinas, ma olin nii üllatunud. Ja muud ei taha midagi teada, on ju. Ja okei, no paneme siis praegu kinni. Tegin nalja. Me saame Hendrik seda tööda või ma ütleme 3 peal. Ütleme 3 peal. Aga mis me ütleme 3 peal? Ütleme aprill. Me saame... Poja! Jah, me saame poja. Nii vahva, tegelikult on väga vahva. Ta muidugi on vahva, minu meelest juba see, et me saame lapse on vahva. Ma pean tunnistama, ma olin natuke kohkunud ja segaduses ka alguses, kui ta ütles seda, sest et nagu ma ei ole kurb ega õnnetu selle pärast. Esiteks ma tean, et mind juba natuke ette ärritab, et kõik hakkavad kohe, no ma ju ütlesin. Ma teadsin kohe, mul oli selline sisetunne kohe, et nagu mind selles mõttes hullult häirivad need kommentaarid raseduse kohta, nagu siuke tunne, et palun ronige oma ninapidi mu üsast välja. Aga nagu ühesõnaga mind hirmutab see, et ma ei oska ette kujutada endale poja emaks olemist, aga kui ma mõtlen nagu sellele, et poisi kasvatamisele, see tundub oligi hullult lahe. Ma muretsen asjade pärast nagu tubade jagamine, nuku, mille pärast veel. Aga ma muretsen natuke selle pärast, et poisid ei ole võib-olla nii sõnakuulelikud. Nii targad.
on nagu hästi ummid, löövad jalaga näkku teisi. Ja Elisa lastas jalaga. Ei, seda ma ei karda. Ma kavatsen oma pojast kasvatada ka väga toreda naisi austava, laheda, mõnusa. Ma tahan, et oleks nagu huumorimeelt. Pehmo. Tahaks, et oleks pehmo. Ei, ma tahaks, et oleks huumorimeelt, et oleks nagu tuusno. Nagu meie tütred. Seega ma arvan, et tegelikult tütre ja poja kasvatamine on mingi suht täpselt üks ja sama. Ema seisukohalt. Ma loodan. Ühesõnaga, me saame poja. Jee! Ei. Publik hullus lihtsalt praegu. Ei, tegelikult on väga vinge. Ja... Aga kas sa olid üllatunud ka, et ütles poja või? Väga. Nagu mingi 10 000 korda üllatunud lihtsalt. Sest sa olid kindel, et see on tüdruk või? Ja umbes sama üllatunud, kui mul oleks tulnud telefonikõne ja mul oleks öelnud, et mu ema võitis just olümpiakulla ujumises. Sõudmises. Umbes sama suur üllatus oli. Jah, kuigi tõenäosus, et su ema võidab olümpiakullast õudmises ei ole 50-50. Ei ole, aga üllatus oli siiski sama suur. Oli jah, see oli nagu puuga pähe, nagu mis mõttes. Aga see ongi, ma arvan, ainult sellepärast, et kui sa oled millegagi nii harjunud, et lapsed käivad ühte sorti, siis keegi ütleb, et sa saad selle hoopis teisest otsast. Ma pean selle kaamera ära panema, näiteks täiega lappama. Ühesõnaga, me saame poja! Kuidas on? Kuum. See on minu lemmik pitsarukolas, pomodoro spetsiaal ja siin on need väikesed viinutatud tomatid, mis on hästi magusad ja hästi head. Ja palju värsket basiilikut ja rukolat ja värsket tomatit ja mozzarellat. Hakkan sööma. Sellest, et me saime teada, et meil on poeg on möödunud nüüdseks umbes kui 40 minutit on. Jõudsime juba nimede pärast natuke tülli minna. Minule meeldis näiteks, hakkas Otto meeldima, Hendrik ütles, et Otto on rõve nimi. Siis ma pakkusin suures meelehites välja Manivald ja Tõivelem. Ei sobinud, no ma ei tea. Appi! Minu mees ja mina, me ei saa jää ühele nõule. Hendrik arvab, et normaalne poisi nimi on näiteks Mart või Märt. Mart või Märt on normaalne härrasmehe nimi. Härrasmehe nimi, kui see härras paneb kuradi Küpraki Soomes. Vabandust kõik Martid ja Märtid, mul ei ole töö vastu midagi.